Tervist, aulikud vaatajad! Täna on siis kätte jõudnud Volvo kord. Volvo poole pealt nii, et Volvot oli lausa kahte tüüpi. Üks poiss sõitis ühe Volvoga, teine poiss sõitis teise Volvoga. Lihtsalt sattus niimoodi kätte. Mõlemad Volvot olid 460 hobujõulised mootorid. Siis üks oli valget värvi, vähe rohkem vist oli lisasi mõned. Ja teine oli vist siuke sinakat värvi, küljes poilasi ei olnud. Ja üldjoone oli sama. Kabiin oli neil nii-öelda poolkõrge mõlemil ja üldmuljelt nagu mulle jäi silma, et oli võetud selline rohkem ökostiili sõiduauto. Ehk olid need lisad ja vidinad sinna külge võetud nii, et võib-olla lõpuks kütuse kulu tuleks sutsu väiksem. Aga mis seal ikka, hakkame siis küsimuste vooruga pihta, et mis siis see auto endas kujutas. Härra Erki, sõidumugavus. Ja sellel uuel Volval oli nüüd see sõidumugavus päris hea, et istmed liikusid nii nagu vaja ja ei oska midagi. Roolitunnetus. Rool oli selles suhtes, et tal oli see nagu see lisaastmega rool, et see rool tuli nagu väga hästi sülle nagu sõiduautoga sõidaks. Midagi paremat ei oska küll, et 5. Midagi suurt juttu ole ja puhas 5. Härra Ormo. Jah, et see lisaastmega rool, et see on nüüd küll keegi muu vist seda ei tee ja see tuleb ikka väga ilusti sülle. Ja et see oli nüüd selle uuel margil või üldse siiani sõidetud üks parimaid. Hinne siin tuleb 5 ka. 5+5. Nii räägi siis kohe ära mootorist, kuidas mootor tundus ja müratase kabiinis mootori heli ja... Jälle vist ega rasket koormat aga ei vedanud, kuid kuna see klaas tõsteti nüüd natukene rohkem sirgu, siis hakkas ikkagi siukseid tuulevihinaid läbi tulema. Vanal tuli ikka vähem. Aga midagi häirivat küll ei olnud. Seal nagu mingid punkte asju küll maha ei saa võtta. Kabiin seest suht vaikne. Jah. Maha võtta punkte ei saa, ehk siis... 5. Nii uhkelt tuleb. Erki, mis sa selle kohta arvad? Jah, et vaikne oli ja kõik siuke... midagi halba öelda ei saa. Ei tulnud midagi. 5. Igav on teiega, ma hakkan vaatama. Räägi siis sõiduasendist. Ütleme, et päris ruttu sai kohe selle istme ja roolid ja tunnetused hästi paika, et see sõidumugavus ja asend ja see tuli kohe kätte. Midagi seal väga sättida ei olnud vaja. Väga hea, 5. Ütlen vahele, see iste oli siis veel siuke tavaline variant, et üks variant on tal siis luksuslikum, kus on külje pealt saad seadistada elektriliselt ehk elektrimootoriga, annab võib-olla rohkem sul timmida seda asja ja seal istmel ilmselt peaks siis veel olema juures rohkem see külgpatju, mis hoiavad siin rohkem istmes sees, aga nüüd mõlemil autol olid siis nii-öelda veel tavalisem variant peal. Urmo, sinu siis sõiduasend? Ei, sõiduasend oli hea, et ainus jah, et selle reguleerimisega, et alguses oli võõras, et kui igapäevane tööauto on see eelmine Volvo, et siis oli muud ei olnud kui pedaal põhja, rool välja ja alla, et lihtsalt see 2 nõksuga, et sellega hakkasid natuke vandumissõnad välja tulema, aga selle karjus ka kiiresti ära, et võib-olla oligi see, et teinekord seda nõks otsisid natuke kauem taga, et eriti kui oli laadimiste vahel oli nagu lühikesed maad, et siis nagu otsisid seda rooli natukene pikemalt, aga sõidu lõpus ikka lihas mälu ja kõik tuli natukene sujuvamalt välja. Nagu magi kunagi arvasin, kui esimest korda seal sõitsin, et ilmselt läheb raskeks selle õige asendi leida. Ma olen lihtsalt kohe süllega olemas, aga pead veel mängima. Esimene võib-olla, et kui panid esimese korraga, et nüüd peaks hea olema, siis ütleme ringi peale tegelikult leidsid siukest mitut isegi mugavat asendit, et võib-olla linnas natukene kõrgemal ja niimoodi maantel lebotad seal rohkem, et oli nagu sul süles, aga ei, see oli kõik oli hea, et sõiduasendid, see kõik on ikka 5, et seal ei ole. Nii, järgmine punkt on meil siis display, kellad, nupud. Ütleme need rooli peale toodud, et ütleme neid see oli mõlemal pool kodarat, oli palju nuppe. Ja ütleme, et siis display pealt aru saada, mis funktsioonid ja asjad on, et läks ka aega, et pidid ikka selles mõttes natukene mõtlema seal. Aga kusjuures lõpuks jälle ei saa midagi paremat, et just need rulliknupud, et olid täpsemad, et ei olnud nagu need vanad vajutatavad.
seal oli vahepeal ikka kabiin kõigub, et kas ta nüüd vajutas või vajutasid, arvasid, et ei saanud, et vajutasid 2 korda, siis ta läks kuskilt üle. Et need olid siuksed, noh, nad olid siuksed kummjad ka, et oli mugavad ja täpsed ja kui ka selgeks tegid, siis oli tead. Ja ütleme loogiliselt said ka pihta. Jah, et algus võib-olla on, ega noh, harjunud ikka enda autoga, kus enam mõtlema ei pea nii öelda, et kui tuled võõrasse autosse, siis tundub kõik nagu UFO seal, aga ei. Kõik see, ütleme, sõiduasendis oled kõik need kellad, ütleme see suur display kui see väike, et õige nurga all siukest, et ei jää sul nüüd, kas ta on liiga suure kaldal, et see oli nagu hea. Et meeldis, et see on jah, et siin display poolt on ikka üldiselt on, et igal autol on alati 2 kella, et näitab kiirust ja mootoripöörid, siis Volvo nüüd läks selle ühe peale, aga üldiselt see mulle tundus ka, et täitsa okei, et näitab kõik info ära, et ei olnud midagi liiga ulmelist, midagi lisada veel see kellad, display'd kõik. Võib-olla oli alguses see harjumata, et see üks see oli, aga ei olnud, see noh, väga ruttu see oli. Ütleme, vaatad alguses, kui autos veel käima pole pandud, ümber auto käid, et ei tea, kuidas see on, aga tegelikult kui sõitma hakkad, siis toimus kõik väga libedalt see harjumine asi, et ei, see oli super. Nii, tuleb inne ära. 5. Nii, härra Erki, display kella. Pika jutu peal polegi väga enam midagi lisada. Et alguses oli natukene nagu võõras ja tundus nuppe palju ja ka paari tunni või poole päevaga oli juba enam käes ja selge. Väga selged ja kõik siuke loetud. Alguses tundus nagu, et oleks nii palju neid või midagi, aga tegelikult hakkasid mõtlema, midagi olnud üle ja siuke paras jagu. Jah, 5, midagi. Lihtne. Istmete koha pealt siis sõiduasendi juures küll märkisime ära, aga istme mugavus siis põhimõtteliselt, ega see on sul veel juurde lisada? Ei, midagi ei ole nagu lisada. Oma sõidu selle asendi saab ilusti kätte selle. Isegi see tavalise istmega sai midagi. Et võib ka täitsa 5 olla. Sama sellele, jah. Edeneb kiiresti, räägi siis Skyquesti tööst, et Skyquest tundus. Minul enda igapäevasel autol nagu läheb kõrgema käiguga koha pealt ära. Et huvitav oligi, et ta läks isegi tühjad, kui täitsa nupuga sõitsid samamoodi teise käiguga, et see oli minule võõras, aga selles, et jõnksega asju, ikka tegemist on täitsa uute autodega, et seal ei olnud küll midagi. Vahetas rahulikult ja kiiresti ja suuremate jõnksudete asjadete, et toimetas nii nagu vaja. Ja kuna neil ongi et alla juba nendel uutel mootoritel on see paine nii alla toodud, et siukest kogumist ja asja, et nüüd oleks võinud tegelikult kõrgema käigu panna, et siukest asja ei ole enam. Siin küsingi juurde, et see mootor oli see Euro 6, et ta oli pöörded toodud, ütleme see maksimumvõimsus oli siis 100 pööret allapoole toodud, et kuidas tundus, et jäi ta liiga madal? Ei, ta on ikka, seda on tunda, minu enda autol on ikka tunne, et kui ta ikka pöörde ära vahetab, siis kukub ta sinna auku ja sealt ta rabeleb tükk aega välja, et olekski vaja, et seda mats oleks seal allpool ja et hakkaks nagu seda võimsust sealt altpoolt võtma, et nendel uute autode poolt nagu üldiselt kõigil markidel praegu nad lähevad seda teed, et seda tahaks juba isegi. Nii, ja käigukasti töö siis? Ei 5, jah. Käigukastil veel lisa juurde öeldes, et seal oli siis nüüd see tavaline käigukast, ei olnud siis see topeltsiduriga käigukast neil proovida Erki käigukasti poole pealt. Nagu siin jälle midagi lisada. Võtab jälle kõik sõnad ära. Ei, täitsa sujuvalt vahetus ja midagi halba õle. Ega ta seal väga nagu minu auto vanaga võrreldes töötas see käiguvast nagu samamoodi laitmalt, et sujuvalt ja mugavalt. Ma küll arvu ei saa, et midagi halba oleks. Kirjuta nii ära, jah. Räägi siis peeglitest ja räägi nii, et Urma ei saa midagi juurde rääkida. Need uuemad peeglid on nagu need õhemad või kuidagi läbipaistvamad, et ringide peal oli nagu parem sõita, et sa nägid nagu rohkem, et see peegel ei varjutanud ära ja seda korpust nagu tal ümber ei olnud enam. Ja väga suure vaateväljaga ja väga head peeglid, et võrreldes vana mudeliga on peeglid ikka palju paremad, ka 5. Nii, ma ise ka ütleks ka, et mul ongi plastikkorpus seal ümber ainult see peegli osa ja need vahekoht on nii õredaks tehtud, et suht ainulaadsed võrreldes jah konkurentidega.
ja kui sa vaatad lihtsalt nagu jälle seal käid ümber auto ja neid peeglid nagu väljast lihtsalt vaatama, et siis vaatad, tekib küll eelaitlus, et sealt küll nüüd pilpa pealt midagi näha ei ole, aga kui sa juba sinna istme peale lähed, siis on ikka jah, aru saada ja ongi, et Rootsis ringide peal ja asjade peal, et vanaga pead ikka nagu räht seal edasi-tagasi toksima, ühelt poolt peeglit ja teiselt poolt vaatama, et sealt midagi üldse aru saada, kas keegi tuleb, aga ütleme nii, et selga ei pea tooli pealt nagu liigutama, et varem said nagu võimluse harjutusi lähedal soolasi need lülide vahelt vähendada, aga nüüd läheb luppivad. Aga nüüd läheb jah vist kangeks ära. Ehk siis hinne tuleb sul ära 5 kirjutan juba ise ette. Räägi siis voodi mugavusest. Olid laisk, magasid palju, said proovida. Tal oli see hea kate, oli peal. Mis mõttes hea kate? Tal oli see topelt kate peal ja see on vist kõigil, et aga laiem vist ei olnud. Nendel vist on üks sama laius on kogu aeg. Jah, et ma ütleme selle eelmise mudeliga, et ega eriti vahet ei ole, et see kate mulle meeldis ja mida sa võiksid mulle ka nüüd panna. Ühesõnaga, et ta sõidab ise siis ka Volvoga, mis on veel mudel, et põhimõtteliselt oli sul sama voodi, mis oli see eelne, et tundus kõik nagu sama. See seal jah, ei ma midagi küll ei oska öelda. Ju oli hea uni, et kui on ikka väsinud oled, siis võib seal vineer ka olla, et vahet ei ole. Mis ma siis siia kirjutan hinde poole peale? Neutraalne 5. Erki? Jah, et see voodi on nagu see eelmise mudeliga sama, et oleks minu poolest võinud küll natuke laiem olla või siuke. Aga pehmus see oli kõik tipp-topp, et ma peaks 4 siis. See oli just selle pärast, et võiks nagu laiem või oleks võinud nagu suuremaks ajada. Laiuses punkt jälle. Et suhteliselt kitsas on see Volvo voodi. Selge. Kõrvalistuja koht, kuidas seal tundsid, kes seal ruumi oli? Kontori pool, söögi pool? Ega kuidagi oli see jalgade esine oli sirgelt alla toodud, et minul olid nagu põlved vastu seda armatuuri, et nagu ei olnud seda väga palju ruumi sinna toodud. Et näiteks siin Mersuga kõrvutad, siis Mersul tundus nagu rohkem. Tal oli nagu, ütleme, et see armatuuri all oli nagu tühi, et sul said põlved sinna alla minna, aga see tuli nagu kuidagi peaaegu sirgelt praktiliselt alla, et põlved olid nagu vastas. Ja istet ka nagu rohkem lükata ei saanud, et iste oli juba vastu voodit. Et see just istme ja armatuuri vahel oli nagu vähe, et ka 4. Aga muidu jah, see armatuuri pealne osa ja kõik nagu söömise poolest oli kõik sobis. Tal on jah siledaks tehtud armatuur võrreldes nagu eelmise mudeliga. Siin sinu autol vist oli see variant, kus oli kohvimasin oli pandud voodi alla. Et ma just mõtlengi, kui varasemalt pandi need kohviaparaadid sinna kõrvale. Siis ei oleks sealt üldse liikudagi, et see ruum oleks kohe ära läinud. Siis peaks nagu üle hakkama astuma. See lahendus tuli päris hea, et see, kui oli kohvimasit vaja, tõmbasid lihtsalt sealt alt selle välja ja eid ja tegid ja lõpetasid ära, panid alla tagasi, et ta ei jäänud enam kuhugi ette kabiini. Jah, seda küll. Ja samas panipaiku vist tundus seal Volvos nii palju olema, et just oligi, et see üks panipaik nüüd asendatud kohviaparaadiga. Jah, ja selle kohviaparaadi taga oli veel prügikast. Niipidi. Aga prügikastil saad ligi kui voodi üles tõstad. Et see sahtel, et kõrval oli nagu külmkapp tuli nagu täiespikkuses välja, aga see kohvimasin tuli ainult oma ja, aga see taga oli nagu prügikasti ämber veel. Seda saad kasutada ainult voodi tõstmisel. Nii liigume tagasi siis selle kõrvalistuja koha peale, härra Urma. Ja sa tõesti võid sõitsid teise auto kui mina annaks seal ikka väga vähe punkte. Minu arust see oli ikka väga kitsas oli seal see elamine. No see, just see kõrvalistuja, et sellega, et kui seal Volvol ongi väga palju rõhku pandud selle juhi poole koha peale, nagu kõik need rooliasendid ja kellad, see kõik, aga et see kõrvalistuja, et seal mehed vist küll mõtlesid ainult reede, kell oli 4:30, et siis mõtlesid midagi ruttu välja. Saaks kogu ära. Jah, et ta oli kitsas ja see armatuur jookseb tal laugelt alla, et ikka vaatad läpakast midagi, ütleme, õhtul või nii-öelda võikareid teha, et siis, kus sa selle arvuti paned, et siis, nüüd juba netist vaatad, siis on juba Poola poiste tarkus peale jõudnud, saab juba eraldi laua, mis on sirge sinna, aga muidu oli jah, see pool oli nagu täiesti, kui just, teistel markidel on kõik juba arvutilauad ja asjad peidetuld ja lihtsalt, kellel saab ühe käega juba kiidavad seal seda kõik lahti teha, siis see oli minust neil väga poolik või täitsa unarusse jäetud, et mina annaks sinna 2.
nii, räägi siis üldine siseruum ruumikust. Need olidki nüüd siis see pool kõrge kabiin või nii-öelda eelviimane kõrgus, et ta kõige kõrgema. Kuidas tundsid selle ennast? Jah, kui sa nagu füüsiliselt vaatad sinna, lähed sinna kabiini, jah, et seda nii-öelda ahistavat esiklaasi sul päris enam niimoodi ei ole. Seal, et on ikka ülesse viidud, mis on minu puhul nagu mulle meeldib. Ja ega kõrgusest ja niimoodi oli ta ikka suurem ja ikka parem, aga nagu siuke ikka teada tuntud siuke kerge Volvo kitsikus tuleb ikkagi nagu vähemalt minu puhul. Ma ei ole nüüd kõige suurem Volvo fänn ka, aga jah, siuke. Eks võib-olla see ka, et ikka aegadest on ta kogu aeg kitsas olnud ja kõik teavad seda ja siis sa esimene asi, mis vaatad, kas ta nüüd on ikka kitsas ja ta on ikka kitsam kui teised. Aga jälle niimoodi, et ega kui lähed jälle ühest kohast teise, ütleme ühe istme pealt teise, et seega nagu midagi konkreetset sul riieti külge ei jää, et sa saad liikuda seal. Aga kui ta nüüd oleks üks variant kõrgem olnud, oleks ta midagi päästnud? Mina seal seisin püsti, et mis ta seal pikkusest ikka pääseb, et põhiline on ikka see, mis sa nagu nii-öelda käe ulatuses endaga toimetad seal, aga ikka selles mõttes ta on ikka sammu edasi läinud, et asi läheb ikka paremaks, et juba sellepärast, et on ikkagi üritatud seda asja natukene, kuna vanal oli see konsool, nagu tuleb see ette, see tegi ka seda asja ka väga kitsaks, et see on siis nagu paremaks juba tehtud, et uuendused on ikka näha, et nad on uuendused ja paremuse poole, et selle eest annaks ikkagi täispunktid. Täispunktid ehk siis 5 või? 5. Ikka. Nii, sa nii palju ütlesid, et oli ikka, paneme 5 miinusega. Paneme 5 miinus. Nii, Erki. Nojah, et suuremaks on nüüd küll tehtud kui see eelmine mudel. Et selles suhtes on küll nagu ruumikus nagu üteldes vanema Volvoga parem. Et püsti sai ka selles kabiinis olla, ruumi puudu ka ei jäänud. Samas kappide juurde igal poole pääses ja ma ei ütleks midagi halb, ka 5. Nii, siis sai seda punktivarianti vähe huvitavamas kui ülejäänud. Valgustusest räägi. See oli suvine aeg, mis te sõitsite, aga pimedaks jälle ei läinud. Seda küll, et seda sisevalgustust nagu väga vist ei kasutanudki, aga ega tal oli suhteliselt ere ikka sükke oli see valgus, aga väga palju andis ütleme see suur katuse luuk nagu juurde, et sealt tuli ikka väga palju suur valgus sisse, kui ikka seisid või niimoodi tänava valgustuse all veel eriti oleks olnud või nii. Ma tean, et ise sõidate nii, et vanade Volvodega tõmbad selle musta katte ette. Nüüd on pimedat aega palju, et see tänava valgustuses postid asjad, need hakkavad häirima. Selles variandis vist ei saanudki midagi ette tõmmata, et sellepärast teil oligi midagi ette tõmmata. Oli ikka. Kuidas see ikka seal päeval näiteks magaksid, ei, seal oli samamoodi, seal oli 2 võrku veel, et oli see sääsevõrk ja katte mõlemad olid ikka olemas. Vähe mugavam isegi. Aga mis sa siis paned, muidu tundus okei, ehk tuleb peale see igavini ära. Jah, see oli süda suvel, kui me seda sõitsime, et vist ei kasutanudki seda, võib-olla laevas kasutasin, aga ei ta oli hea. Et midagi, jah, et seda testi peaksime praegusel ajal tegema. Paneme siis ennetama 5. Selge. Räägi panipaikadest. Palju sa elu sinna kaasa ei toonud? Jah, et oma spordikotti sinna igasse riiulisse toppima ei hakanud ja vaatama, et aga... Sokid mahud ära. Et see oli pool kõrge ka, et seal vist, ma ei teagi, ma ei ole selles täiskõrges käinud, et kuidas seal on, aga üleval oli, kui sa juba pool kõrge ostad, et siis ega üldiselt see väga kaugel või väga pikad ringid need ei ole, et nädalastele ringidele need asjad saad ikka kaasa võtta, et siuksed tagaseinast need madalamad, et ma ei usu, et seal midagi puudu jääb. Kellel on rohkem vaja, kellel vähem, et minu vajadus, et ta saaks sinna 100% igastahes ära paigutada, jah. 5 kirjutasingi. Jah, et kuna see oli vist see madalam kabiin, siis see taga see ülemine kapp oli ukse poole tõid juba sellised madalad, et see ukse ava nagu väga suur ei olnud, et suuremaid asju olekski juba sinna raske olnud. Kui ta nüüd oleks kõrgem kabiin, et eks see kapp oleks vist suurem olnud. Ta oleks, ma olen ise näinud, siis ta on nii palju kõrgem, et just näiteks, kes uuni tahavad kasutada, siis kui on mingi sellised hästi mikro-uune müügid. Sinna saad võileva grilli oleks küll sinna pandud või risti rösteri, see oleks kapi uksest sisse küll saanud. Aga purgisuppi sulad ikka sisse. Aga jah, et ütleme, et see suurema kabiiniga oleks panipaikade osa nagu parem ikkagi olnud. Ja ei, 5.
kirja 5 jälle. Midagi muud, mida mainiks juurde, mis sul meeldis, mis sulle ei meeldinud selle juures? Raske öelda küll. Vii ära. et seal üks miinus oli, mis minul sõidu ajal välja tuli, oli selle külmkapiga. Et selle külmkapi külge oli tehtud see pudelihoidja, kus saab see 1,5 liitrise pudeli panna. Ja kui see pudeli topsihoidja nagu lahti tegid, panid pudeli sinna, siis ei saanud külmkappi lahti teha. Et see armatuuri ja selle külmkapi osa oli nii kitsaks jäetud, et külmkapp pidi vastu ette välja peaga tulema, et see pudelit sinna vahele ei saanud, iga kord pidi selle kokku panema. Aga muus moonas ei ole midagi nagu ette heita, üldiselt. Et oli ikka teistest ikka juba peaaegu üle ja ikka päris uus disaini asjad. Tundub numbrit järgi ka, et vist esialgu läheb teistest vähe üle, jah. Et praegu seisuga üldmuljes paneks kõik on 5 punkti ikka. No nii, ära, tuli midagi. Mõtlesid, suutsid välja nuputada. Jah, siin küsimused praegu jooksid ja kõiki 5, et mina nagu, kuna me seal oleme teistega ka sõitnud ja siis Volvo nagu nii paljudel oodatud, et seal ei olnud nagu midagi paha, aga et mõned asjad, mulle nagu see armatuur oli kuidagi just, et kui lõikame nüüd keskelt pooleks, et just see teine pool ja et lihtsalt see kummijura sinna peale panna. Sa mõtled neid asju hoida kõike taldriku moodi jah, et oli, kui sa õhtul tahad läpakat, siis ma võtsin need oma pastakad ja jurad seal suitsupokid välja ja siis ma keerasin tagurpidi, et ma siis seda saaks. Et seda näiteks Aptrose puhul oli sealt oli nagu tugevalt ikka mitu korda üle oli nagu neid siukseid, et kus sa nagu saad neid panna igasuguseid vidinaid, ma ei tea, kirjaklambrist kohe, et nagu nendest oli nagu puudu ja nagu ikka huvitav on see, et uute autode puhul need, ütleme, sahtli materjalid, asjad lähevad maru pehmeks. Et nendes nagu seda materjali, et lootsin, et see auto tuleb ägedam. aga jah, et see ongi, et see mulle nagu siuke, seda armatuuri võimalikult kaua uuena hoida, siis mulle jäi mulje, et neid kriipse kraapse tuleb maru kergelt sinna peale, et aga muidu niimoodi sõita ja täiesti 5+ auto niimoodi, et ei saa midagi, siin tulin ka suht tühjalt, isegi teeremontides pikalt kruusatee peale, et see juhitavus, see on ikka väga hea, et see kõik see jäikus ja see, et ei olnud midagi, et tegelikult. Sul vist oli jah ees kabiinis ja tagakabiinis oli mõlemad tavalised vedrud, Erkil oli ees olid õhk ja tagavedru, siis niipidi. Jaa, aga see tavavedru, ütleme, tegu jälle uue autoga, et see toimetas ikka võib-olla mõne vanema generatsiooni õhkvedrustusest isegi paremini, et oli siuke täpselt vahepealne, et ta oli parajalt jäik, aga ta ei kolisenud, ei hüppanud, midagi armatuuri pealt sul minema ei läinud ja katke ei läinud, selles mõttes, et oli ikka hea. Et jah, ütleme eelmise malliga, siis need tundusid kuidagi pehmed, et siuksed läbipaindumist ja siukest asja on rohkem, aga see oli kuidagi parem, et. Konkreetsem. Jah, täpsem. Mootoripidur oli hea. Mootoripidur, jah. See jäi nüüd välja see. Just ütlesid õieti, et mootoripidur, et mitte et retarder, et see on jälle see Volvo, see hea mootoripidur just. Jah, et see oli küll, et. Aga sul on nüüd, sinu autol on muidu ka mootoripidur peal, kas ta nüüd oli eelmise mudeliga võrreldes, oli ta sama või veel võimsam või? Või mis poolelt ta, ütleme, mis sa seal positiivselt ära mainiksid? Ongi enda autoga võib-olla olen rohkem igasugused koormaid vedanud, et ei oskagi nii, et siis tuleb see kuidagi väga kirjuna meelde kõik see, et kus ta, aga ei need koormad, millega ma seal läksin, ei hätta jäänud, et ütleme, see vahemaa, kus sa ütleme nüüd ongi, et ees tuleb ring või mingi seisak, et sa nagu tajud selle maru ruttu ära, kuna näiteks Aptrosel oli ta väga nõrk, et siis sellega läks tükk aega ikka, et sa et kas nüüd panid ikka liiga hilja või liiga vara või niimoodi, et see, aga ta oli ikka nii võimast oli, et sa harjusid jälle ruttu ära. Tal oli veel see eelis, et tal oli see kang teistmoodi ümber ehitatud kui vanal. Et sellest ei ka, et see oli, mis tal ei olnud seal üleval null asend, vaid oli see pedaali asend ja keskel oli see null ja sealt alla. Kui vanal oli see, et sa lüksid automaadi pealt teinekord nagu maha nulli peale, siis seal lüksid sa alati automaadi peale.
ja olid, mis oli veel väga head, olid need labad, nii suunatule omad kui Aagist, kuna vanal on, ütleme see, et Volvodel klahviga see Aagise pidu raakimise puhul, siis temal oli tõmmatav juba sellest mootoripiduri kangist, mis tegi ikka väga lihtsaks selle, ütleme kui sa ikka pead Aagist vasakuspeeglist vaatad välja, siis sa pead seda siit alt panema kuidagi, aga sellel oli jälle see selga üldiselt ei pea istmest ära võtma, et need olid ka ikka väga head. Et ega kätega eriti mängima ei peanud, et mingit asju, nad olid ilusti üles toodud ja et see oli ka. Jah, nad olid käe sisse kohe, need kangid ja nupud. Kütusekulust juba mingit juttu tegid, siis see on muidugi jälle et ärge seda nüüd võtke südamesse. Aga see on see, mis see keskmine kompuuter seal siis näitas keskmist. Seda näitas veel nii, et ta just, kas Mersul oli iga päev, Mersul oli iga päev eraldi, aga see näitas siis kokku. Ikka jäi ka sinna allapoole, ka väga raskeid ei olnud. Ilm oli ka, vist vahepeal oli tuult vahepeal vähem. Aga keskmiselt ikka siin 22-23 enam vähem oli. Ja, sinna ka õies aastas. Erkil vist oli ka samamoodi see kütusekulu või? Et muidugi jääks siis järgmises stuudios Volvo koolitaja räägib, mis siis Dynafleet rääkis selle kohta, see kütusekulu kohta, aga keskmise kompuutri numbri järgi oli sinna neid ehk põhimõtteliselt sama, mis nii-öelda Mersu, et siis samasse kanti. Mersu oli nüüd nii-öelda 10 hobujõudu väiksema mootoriga. Nii, jätkame siis järgmisest stuudiost ja meil siin kõrval istub härra Koit, kes siis räägib, mis mehed üldse sõidu all teinud on. Me küll täna väga pikalt seda nüüd lahti ei seleta, Volvo on siis Dynafleet, sest me oleme varem, või härra Koit on meil varem seda rääkinud ja lahti seletanud pikemalt. Aga hakkaks otsast pihta, siin nüüd, kumb sul on vanem graafik ees, uuem graafik ees? Nüüd on vanem, võtame jooksvalt nagu. Et siis käis kõigepealt Erki käis sõitmas ja mis sa siis välja loed, mis Dynafleet räägib sulle? No ütleme niiviisi, et esimese pilguga on Erki ennemgi vist veoautoga sõitnud, natuke ta sellest asjast nagu jagab, ehk siis 1700 kilomeetrit on ta selle oma sõiduga läbinud ja ütleme, et tulemused on suhteliselt head, et näeme, et isegi selline üle 30% natuke on autoga täislastis olnud või ütleme, et siis üle 28 tonni autorong, eks ju, päris tonnaaži teada siit ei saa. Aga ütleme 2400 ei ole mingisugune selline paha tulemus, et nii mõnelgi võtab tühja autoga sama tulemuse saavutamine tükk maad aega. Keskmine kiirus ka, ütleme, et pea 70, mis tähendab seda, et tegelikult ei ole nagu ütleme uimerdanud väga kõvasti. Ilmselt on vist mingisugune nii-öelda kogumiskoorem olnud, ehk siis kuidagi stoppe on väga palju selle lühikese distantsi peale tulnud, mis siis tingib ka natukene pidurdid juurde, et pidurduste kord on natukene kõrgel, aga vaadates stoppe, siis iga stoppi jaoks tulebki seisma jääda. Tühi käik, ütleme, et oleks võinud sutsukene parem olla, aga see 10% tegelikult on ikkagi Eesti keskmisest juba märgatavalt paremal pool. Inerts samuti ütleme see 10% jällegi Eesti selline hea keskmine juba. On kasutanud palju siis autopilooti, mis tõenäoliselt on tal edu toonud. Ülekiirus, mida siis auto loeb üle 86 kilomeetri tunnis, on siis 8,7, ehk siis ta on, ütleme siis, vist kes Soomes, eks ju? Rootsi piirkond. Rootsi piirkond, aga seal on samamoodi ju 80 tegelikult nii-öelda see õige piir, eks ju, ehk siis on olnud seaduse silma suhtes nagu õigel teel ja viimase käigu kasutus on ka tegelikult kuidagi selline nigel, aga jah, ainult 45% on viimase käiguga sõitnud, see on nagu selles mõttes natukene kentsakas, et üldjuhul võiks see protsent siiski olla märgatavalt kõrgemal, ehk siis kuskil 70-80, et siin on nüüd võib-olla natukene siiski see auto sõitnud sellistes kohtades rohkem, kus ongi neid stoppe ja nagu ütleme sellist linnaliiklust rohkem, et muul juhul oleks pidanud viimane käik rohkem sees olema või siis juht on jätnud selle nii-öelda sisse panemata. Iseenesest arusaamatu number momendil.
et sealt ka siis võib ka öelda, et siis oleks kütusekulu väiksem, kui oleks just seda top gear'i rohkem kasutatud. Tõenäoliselt, et noh, kuna mina seda teed mööda sõitnud ei ole, ma ei oska öelda, kus kohas ta isegi oli, eks ju, siis ütleme, et see viimase käigu kasutus on suhteliselt selline väikese osaga, et kui me vaatame, kruiisi on 50%, aga viimane käik on 45 sees olnud, siis noh, tegelikult oleks võinud nii-öelda viimane käik ikkagi rohkem olla sees. Ja gaasipedaali on ta siis surunud täiega, ütleme 4,6% oma distantsist, mis tegelikult nüüd näitab, et natukene on selle autoga ka ilmselt mingitest mägedest üle sõidetud või siis on need pidurduskorrad siiski olnud mitte päris ainult stoppidega seotud ja see siis, ütleme, üldjuhul tõstab kulu, kui meil on ohtralt piduri kasutust ja siis ütleme samuti ka täisgaasiga sõitu. Aga noh, ütleme, et ikkagi alguse võtame sellest algnumbrist, ehk siis inimesed on väga erinevalt tunnetavad autosid. Kui nad saavutavad nii-öelda selle algtulemuse normaalse, siis ärme lähene sellele numbrite jadale siit nii-öelda torkima juhti, et oma maneeri vahetaks. Kui saab hakkama. Kui ei saa, siis hakkame torkima. Et ütleme, et sellel juhil peale nüüd nende viimase käigu kasutuse ja ütleme siis tühi käigu võib-olla mingil määral on natuke palju võitu, et ülejäänud osa pidurid olid ka asjad, mida muidugi peaks nüüd ikkagi mainima, et tegelikult see piduripedaal ei aita autot edasi sõita, ehk siis seda ei ole mõtet sõtkuda. Jalgrattaga tuleb pedaale vaheldumisi vajutada, siis läheb edasi. Et see on nüüd sellest juhist. Vaatame, mis see teine tegelane meil on siis sõitnud. Teine nüüd sõitis natuke hiljem ja sõitis ka nüüd teise autoga. Üldjoones vist mootor oli tal sama ja enam-vähem oli sama ja värv oli teine. Konditsioon. Just. On sõitnud siis 1500 kilomeetrit. Sellel juhil on natukene paremini see elu läinud. Keskmine kiirus on eelmisega võrreldes kõrgem, pidurdusi vähem. Stoppe samas on ikkagi, kus need stopid kadusid ära? 17, 14, no stoppe on ka vähem, jah. Ütleme, et mingil määral on proportsioonis need asjad nagu väiksemad, aga võib-olla ka siis lihtsalt juhi arusaamine asjast on väiksem või ütleme parem. Et tühi käiku on vähem, mis võiks juba läheneda sellele, mis reaalselt vaja minna võiks. Noh, inertsi oleks võinud rohkem olla, aga see jällegi sõltub natukene tee iseloomust. Ehk siis, kui sul ei ole vajadust nii-öelda aeglustada autot, siis kahjuks seda kuskil teha ei ole, eks ju. Niisama numbrit üles pumbata, gaas maha, gaas peale ei ole mõtet. See ei tõsta tulu nii-öelda. Kruisi on kasutanud pea 60%, mis siis on toonud tõenäoliselt talle ka tulu, üle kiirust ta ei ole, ehk siis üle 86 ta ei ole sõitnud. Viimane käik on ka siis juba nii-öelda siin protsentuaalselt vaadates on 60% sees olnud, kui me läheneme sellele protsendile nii-öelda kilomeetri nurga pealt, siis me näeme, et siin on 76. Ehk siis, kui me nüüd võrdleme eelmist autot, millel oli 45 ja siin on 76, siis noh, ütleme nii, et see algnumber peab olema natuke parem, sellepärast, et üks kahest, kas siis juht kasutas teda või tal oli see võimalus seda kasutada, eks ju, et seda mina siit ei tea, aga teda on kasutatud ja see toob nii-öelda siis kulu alla, kui me saame kasutada viimast käiku. Ja põhjagaas on ka siis, ütleme, päris mitu protsenti väiksema kasutusega, eks see ainult 1,4 võrreldes teise tegelase 4,6, eks ju. Ja siit me siis vahe saame, et ühel on 24, teisel on 20, alla 22, ütleme niiviisi siis, eks ju. On keskmine kulu suhteliselt sarnase distantsi peale. Sellel tegelasel muidugi nüüd natukene on see eelis, et siin väga oluliselt nagu koormat ei ole ka peal olnud, et siin siis üle 28 tonnise autorong, ütleme, seda koormat näinud ei olegi selle distantsi peal. Aga mis ei tähenda seda, et juhi nii-öelda veoki kasutus, maneerid peaksid kuidagi pidi muutuma, eks ju, et kui koorem peale tuleb, et tegelikult ikkagi juht on see, kes määrab, mida millalgi juhtub ja tema näeb siit aknast välja, eks ju, et ta võiks juhtida autot nii-öelda optimaalselt ja
siit me siis näeme, et üks on seda natukene rohkem teinud, teine vähem, aga ütleme, et ma arvan, selle 24-ga jääb iga autoomanik tegelikult suhteliselt rahule. See on väga ilus number ja ütlen omast käest, jah. Siin jah, lihtsalt juurde mainida, see ongi, et see teine juht nüüd sõitis, läks Rootsi ja tuli sealt läbi Leedu tagasi, et seal ongi rohkem sellist tasast maad ja tal ei olnudki minutit palju koormat, oligi vähe ja teine juht vist isegi käis, kui ma eksin, nüüd oli Oslo piirkonnas käis ära, kus ongi rohkem neid künkaid asju rohkem ja tal oli palju korjamist ka. Ja siis selle järgi minule ütleb jah, et täitsa numbrid klapivad nii-öelda, et saab numbritest välja lugeda, kus mees käis, mis oli. Jah, et ütleme, Oslo muidugi on selline koht, kus on veel suhteliselt tasane veel, et seda ei liigitaks eraldi Norra alla, et võtaks sealt ikka üks selline 1000 kilomeetrit ülesse poole, siis võiks hakata alustama Norra nii-öelda teeoludest, et sinnamaani läheb ikkagi suhteliselt sellise nagu paar mäge ja lausmaa. Künkad veel. Ja, need on künkad, jah, ütleme nii, et seal saab veel kiiresti sõita. Et jah, ütleme nende numbrite järgi väga palju ei ole vaja juhile midagi selgitada, et noh, tegelikult milleks see jälgimisseade ongi selle jaoks, et juht saaks teada, mida ta tegi, ta oskab midagi muuta, eks ju. Vastasel juhul on see, et ta jõuab näiteks tagasi oma kontorisse, eks ju, öeldakse, et oi, sa oled nii palju kulutanud, eks ju, aga kuhu kulutanud, seda keegi nagu tagantjärgi ei tea. Siit me siis näeme, kuhu see kulu on jagunenud, mida on valesti tehtud, mida on õieti tehtud, saame korrigeerida. Aitab, ütleme niiviisi, et inimesel oma tegevust muuta. Et ütleme üldises joones, sa kindlasti oled näinud palju oma töö jooksul neid erinevaid graafikuid ja inimesi selle järgi, siis need juhid siis liigituvad, ütleme sinna keskele, allapoole, ülespoole. No need ikka keskmisest paremale poolele, et need saavad nagu, ütleme, selle autosõiduga ikkagi suhteliselt hästi hakkama, et need on ikka paremad kui Eesti keskmine, ütleme niiviisi siis. Nende sõitude põhjal, ütleme niiviisi. Jah, näidissõitude põhjal. Et täna nad malka ei saa, et saavad pigem palka. Täna võib neile veel palka anda, aga muidugi võib alati väheke öelda, et kuule, et sealt paar asja on veel, mida sa peaksid nagu mõtlema selle üle, mida sa teed, eks ju. Et kõikidel asjadel on nagu põhjus, eks ju. Kui me põhjuse leiame, see põhjus on adekvaatne, jumala eest lasta olla niiviisi, eks ju. Aga kui meil on akud näiteks korras, eks ju, meil ei ole tegelikult teekonna jooksul vaja akusid laadida, eks ju, me sõidame 9 tundi ära, puhkame 9 tundi, 11 tundi, eks ju, ja läheme jälle sõitma, siis seal vahel peaksid akud olema ikkagi nii korras, et me ei pea vahepeal käima jätma seda autot, eks ju. Et noh, kui üle 10% läheb, siis tegelikult see automootor ikka põksub siin ja seal suhteliselt palju tühja, et noh, see on selline. Samas muidugi distants on ka suhteliselt lühikene, et ütleme näiteks laeva ja laevast maha sõiduga võib ka tekkida seal kuskil järjekorras mõni minut siit ja sealt, eks ju. Kokkuvõttes saamegi selle 10% ja kurdame juhile, et kuule, et tee nüüd midagi paremini, eks ju. Et noh, siit näeme ju ära ka selle momendi, et mis meil siis see tühikäik andis, eks ju, et tühikäik andis meile selle, et ühel juhil siis kulus 5 liitrit ära, eks ju, ja teisel juhil kulus 3 liitrit ära. No 3,20 ütleme niiviisi, eks ju. 5,12. Ehk siis 2 liitriga 2 liitrit, nagu ütleme, on siis ühel vähem ja teisel rohkem kulunud. Samas distantsi vahe on 200 kilomeetrit, et natuke siit, natuke sealt, ega sellist nuppu ei ole, et nüüd olen ökonoomne, kõik on hästi, eks ju, kõike me peame ikkagi ise jälgima, mida me siis sinna autos kasutame, mida ei kasuta ja millal kasutame. Et üldjuhul see mootori niisama tühi toksimine ei ole väga oluliselt kellegile vajalik. Aga selge, täname sind su hinnangu eest. Järgmine kord jälle. Järgmine kord jälle, teeme nii. Nägemist. Nägemist.